Tervist! Me oleme taas Hutu ja Tutsi show's, meil on 22. saade ja kes ei tea, selliseid võhikuid ikka veel leidub meie hulgas. Tegemist on siis genotsiidi hariduse, genotsiidi kultuuri ja genotsiidi pärandi väärtustamise telesarjaga, kui nii võib öelda. Minuga on siin Reimi, mina olen Hutu ja võib alata saade. Ma veel teen ühe sissejuhatusele eelneva sellise selgituse, et meil on saates 3 osa. Sissejuhatus, järgi arvake, et see on lühike, see on meil alati üks põhilisi osasid, siis on meil genotsiidi teema ja kolmandaks siis kultuur, mis väljendub meil sellises kolumnis nagu Kristjan Jaak Monitor. Ja nii, palun Reimi. Ja, tere! Mina olen Reimi, ma olen eestlane ja tuleb mainida, et meil on siin jälle külm. Tuleb tunnistada, et ma teen alles läheb külmaks, ma ütlen sulle. Ja, nüüd tuleb külm. Nüüd tuleb külm alles, jah. Et meil on see kliima soojenemine, see kliima muutmine, see on meil ebaõnnestunud. Seda on öelnud meil siin nii kohalikud spetsialistid Peeter Koppel kui ka Bill Gates isiklikult. Bill Gates küll valmistas pettumuse. Jah. No, tema ütles edasi, et on inimkonda oluliselt hullemaid teemasid, mis inimkonda ohustavad, et see kliima pole põhiline, seda me näeme, me tunneme omal nahal, külm on. Ja et me ei saa kuskilt paremat kui mingi kliimat omale osta ega tellida, sest CO2 kvootide hind on tõusnud ja meil sellist... Kogu aeg lubati, isegi kinnitati kindlasõnaliselt ÜROs, et maailm keeb. Jah. Keemine on 100, see on see, eks ole, vesi keeb 100 kraadi juures. Nii et ma ei tea, kas nemad keetsid seal eetrit ÜROs või midagi muud, aga igal juhul neil kees. Neil juba kees, aga meil siin ei kee mitte midagi. Ei. Neetud lugu. Ja kui on sedasi, et kunagi, kui seal eelmise kommunismi ajal ja eelmise okupatsiooni ajal, siis Moskvas oli selline ülikool, see Lumumba nimeline ülikool oli. See on alles veel, aga tal on vist teine nimi. Ja siis seal Lumumba selle ülikooliga seal mingi neegri käest küsiti, et kuidas talle see Vene talv meeldib. See neegri ütles, et see roheline enam vähem, aga ülejäänud on täielik košmaar. Hea kui on roheline. et meil ka see roheline talv on selleks läbi, et nüüd on tulnud see ülejäänud košmaar tagasi. Läheb mustvalgeks. Ja mis siin nagu muud, et seoses sellega, et siin Eestis avati ka just see juudariigiga saatkond. Väga oluline. Väga oluline teema. Kuigi julgeks väita sedasi, et poleks pidanud avamagi, et meil siin on niigi, see on esindus on olemas. Et meil on siin üks eriesindajaga, et käis suvel mul sünnipäeval ja siis tõi mulle kingituse teenete eest, et Reimile Bibilt. See eriesindajad on meil Raplas, tema nimi on Toomas ja ta on varjunud sinna Kingsepa sinna Kingsepa urkasse ja seal ta on sedasi, et ta on sulandunud rahva sekka. Ja see on sedasi, see on nüüd selline kell, et see ei pidanud kunagi tiksuma hakkama, ma loodan, et ta ei hakka kunagi tiksuma. Ta on selline, muideks ta on 2 korda ööpäevas on õige ka ja ma loodan, et ta kunagi tiksuma ei hakka. Küll veider, seal peaks olema selline nagu Tootsil, mis ennast üles käänata ei lase, aga kunagi seisma ka ei jää. Siin on sedasi. See oleks üks õige Eesti kell. Siin on taha sõnum ka kirjutatud, et Arbeit macht frei. Tööta oma kätega sama palju nagu see kell. Pikka iga ja katkuvaba siga. Jah, aga siis on see sama, see teine raamat, et see on ka hea, et see on järgnevad, et Bibi ja vandeseltslased. Okei, Bibi on tegelikult, see räägib ühest teisest Bibist hoopis, väiksest tüdrukust. Ja siis on seda, et siin on palju neid erinevaid jutustusi, aga siis on, ütleme, palju on sellest nagu eelmise suure sõja järgsest nagu Berliinist. Ja ma loen siit lihtsalt ühe väikse lõigu, et mis iseloomustab seda praegust, nagu ikkagi sõda on sõda ja sõda on kole. Seal ei ole midagi ilusat. Ja loengi selle lõigu seal, et ma ostsin hästi palju lehti. Nad tahavad kangesti müüa. Aga siis pidin jälle mõnda hoovi minema, et neist lehtedest lahti saada. Ma ju ei loe neid. Ja kui inimesed seda teaksid, nad paneks pahaks.
et ühesõnaga need inimesed, need vaesed kui lehemüüjad, et nendele nagu raha anda, et siis lihtsalt sa ostad need nendele nagu, et nad ei tunneks, et seda raha niisama, et nad kerjustena ei tunneks ennast. Ja siis on siin niisuguseid mehi, neil on hästi head koerad, need on väga targad, ainult et nad minust välja ei tee, siis nad peavad valvel olema. Siis need on nende koerad, kes sõjas pimedaks jäid. Neil, kes ühe käega jäid, neil on ka koerad. Ja kui sajab, siis lamab koer vana koti tüki peal ja külmetab, aga mis parata. Ma usun, need, kes sõjas pimedaks jäid, armastavad oma koeri väga. Nii et... See oli väga õpetlik raamat, just lastele kirjutada selline raamat, et näiteks lapsed mõtlevad, milleks ajalehed on, eks ole. Ei saa aru. Aga siin seletatakse ajaleht on selleks, et toetada vaeseid. Ja sa ostad nende käest, et vaeseid toetada. Aga siis, kui vaene müüb. Kui müüakse kioskis või kuskil, siis ei tohi osta. Ja kui sul Postimees tuleb reklaami tegema seal sedasi, et mingi 1 euroga saad, ma tea, mingi terve tellimuse. Postimehe kontsern ei ole väga vaene, et seda ei ole mõtet nagu toetada. Ei ole mõtet isegi 1 euroga mõtet toetada. Mis põhiline lasteraamat teeb sulle selgeks puust ja punast, et lehed tuleb osta ja kohe ära visata. Et osta võib, kui sa ostad vaeselt, aga siis, et sulle jumala eest ei tuleks pähe hakata lugema seda jama. Viskad vaikselt kuskil hoovi ära. Võid ka prügikasti panna, meil on täna palju spetsiaalsed paberikastid. Kannad sinna, kui sa oled öko-usuline, kui ei ole, viskad maha. Ei no, see ongi sedasi, et ega praegu väga palju siin kedagi nagu eriti nagu uskuda ei saa, sellest räägime ka siin edaspidi, aga vaata siin, et sõda on kole ja siin kõik räägib seal sedasi, et ühe jalaga inimesed seal ja siis on pimedaid ja kõike ja ega see praeguse sõja... Aga need koerad ei olnud pimedaks jäänud sõjas. Nemad olid need pimedate juhtkoerad olid. Et ärge sellepärast muretsege loomaarmasta, et sõda teie koerale midagi ei tee. Teil endal võtab silmanägin ära, aga koer paneb, asendab silmi suurepäraselt. Aga kui selle sama praegust seda koledat sõdagi vaadata, ega siis on ka, siin on ju sihukene lugu, praegu seal Kiievist, et nad mingi 3,5 aastat ikkagi nagu ränka sõda ja siis on sedasi, palju mehi on hukka saanud ja siis nagu palju üksikuid naisi on ja siis ka, et Kiievisse saabus sanitaarešelon sealt Donbassist ja avatud siis või need? No jah, ütleme jah, ja siis on, need naised on seal jaamas nagu vastas seal ja kohe siis nagu, et läheb nagu jagamiseks seal, et pakutakse, näete, et siin on, kes tahab, et siin on ühe käega, aga kohe üks pabaga. See sobib, läheb seal seas. Ja siis on sedasi, et kes tahab mingi, siin on üks ühe jalaga mees, ei läheb see ka kaubaks, läks kohe selle. Aga siis on sedasi, et näete, vaadake, aga siin on üks mees ilma munadeta. Invaliide pole meil vaja. Nii et... Aga invaliid leiab endale ka, kindlasti on sellised koerad. Vaata pimeda juhtkoer, eks ole, siis ühe käega inimese juht, kindlasti on spetsiaalselt välja koolitatud ilma munadeta isiku juhtkoer. Ma arvan, et on. Ja kui ei ole, tuleb koolitada. Nendega neile sedasi, nemad saavad kuskil ministeeriumis tööd kindlasti. Seal oli ka sedasi, siin on mingi lugu, kuidas seal meil siin olevat olnud, et siin meil ka, kui me Afganistanis demokraatiat seal demokraatiat viimas käidi ja siis tuleb ka mees seal ja seal saab kuskil ministeeriumis ja kõik parameetrid kõik sobivad, saate tööd kohe. Ja et aga mis siis nagu see vigastus siis teil oli, et mul sedasi, et ka nagu munad lasti tagant ära seal, et siis see ütleb, et väga hea, et siis tulete homme kella 10 tööle, et miks ma siis kohe hommikul 8 tule? Kuni kella 10, et siis me joome niisama kohvi ja sügame mune. Seodame kella 10 siis kohe. Ja teine asi, et kui tõesti juhtub meil siin ka inimesed käivad igal pool sõdades ja on munad alt ära lastud, aga seda koera ei saa endale, eks ole, sellist nagu ütleme kastraadi juhtkoera ei ole lihtsalt võtta. Ma tean isikuid, kes on nõus töötama koerana sellistel tingimustel. Et siis pange kuulutuslehte ja nad võtavad ühendust. Ja. Aga ütleme nende asjade seal nagu ütleme äralaskmisega ja on ju see teema ka ju, et võtta sama selle Pibigõdi, see suur sõber on meil ju Tonni ju, suur liitlane ka seal ookeani tagant ja ega see Tonnil oli ka kunagi sellised lood seal, et tema ju kunagi, kui see USA-s see kõva kinnisvara krahh oli ja
ja siis noh, Tonni oli, ta on niisugune hea mängur ja ta on niisugune suur riskikapitalist olnud ja siis tal oli ka, et mingi palju kinnisvara oli kokku ahminud ja siis, kui juudi pankurid kutsusid ta läbirääkimistele, et kuule, vaatame sul need laenud üle, et kuidas need nagu kinnisvara hind läks alla, Donald ja oli kinnisvara täis, laenud olid peal ja pankur vaatab, siit ei tule midagi. Ja reaalselt ka oli nagu millegiga, nagu ütleme, kinnisvara väärtust ka enam ei ole millegagi, sul ei ole midagi nagu maksta, keegi midagi ei osta sõltumata hinnast. Ja midagi tagasi maksta ka ei ole ja üldiselt ega need pankurid pigistasid seda seal päris korralikult. Ja no mida sa pigistad, kui need kinnisvara hinge taga? No täpselt ja siis Tonni oligi lõpuks seal peale neid läbirääkimisiga mingi jalutab seal mingi tänavalt sama jumal nukralt jalutab mööda tänavat ja siis vaatab seal üks kodutu aga Tonnil oli tollel hetkel, tal oli 6 miljardit oli võlgasid ja siis ta seal mööda tänavat jalutab seal ja vaatab seda kodutut ja mõtleb selle kodutu peale, et sedasi, et tead, sellel mehel veab, et ta on must 6 miljardi võrra rikkam. Aga mis siis sai, kuidas ta välja rabeles, et praegu tal tundub, et ikka püksid on jalas ja mingi särk on seljas, et ei ole midagi. No eks seal ikka tehakse mingi Ameerikas mingi kukerpall ära, et seal on tavaliselt see, et annad võtmed viid panka ja siis pank ise klaarib edasi seal. Ja eks ta neid kukerpalle on mitu korda teinud on, ja tal isegi vist oli see, et oma mingi esimese naise mattis golfiväljakule, et saada sealt maamaksu vabaks oma golfiväljakut. See on tõesti geniaalne. On geniaalne vend on, jah. Et mida on vaja, et saada maksuvabastust? Esiteks naist, teiseks golfiväljakut ja kolmandaks palgamõrvarit. Ja nii see tuleb. Nii see tuleb, jah, maamaksu-vabastus, jah. Ma ei ütle, et keegi seal on niimoodi teinud, aga nii peaks tegema, aga lihtsalt see käib niimoodi. No, me peame natuke nende ideede välja käimisel peame ettevaatlikud olema. Sest inimesed kohe hakkavad golfiväljakuid ehitama, naisi tapma. Aga mõelge ikka enne läbi hoolega. Sest ega golfiväljak on üks kole koht. Selle, ütleme see, kus meil on jutt pooleli jäi sellest, nagu nendest ära lastud keha osadest, et Trumpil oli ka, et tal ikka see kõrvast lasti ka auk läbi ju. Siis tuleb meelde ka, et üks teine lugu seal, ütleme sealt idanaabri juurest, et seal oli selline lugu, et üks mees, kui tahab liiklusmiilitsesse tööle saada, ütleme sinna vendiks sinna ja nii lihtne see ei ole, et käid koolid läbi ja kõik ja et siis saadki tööle, et siis on see, et töövestluse ja siis ütleb tal see tulevane see ülemus, see jaoülem ütleb seda, see nii lihtsalt ei saa, et sa pead tervele rühmale laua katma. Nii et laud oleks ikka lookas korralikult, ikka paljanaga oleks selline seal nii sööki, jooki ja nii ja siis teeme sellise korraliku sellise tutvumispeo ja siis vaatame edasi. Tehakse tutvumispidu selle ja siis on sedasi, et mees siis küsib, et kas ma nüüd olen sinna see rühma vastu võetud Ei, nüüd on selline lugu, nüüd me oleme siin joonud kõike korralikult ja söönud ja nüüd sa pead laskma tervel rühmal endale taha keerata. Mees siis mõtleb seal, et ei tahaks no siis on teine variant, et siis see rühmal see pealik võtab sul püstoli ja laseb kõrvast augu läbi. Ja mõtleb sedasi, kui ma kõrvast auk läbi lastakse, sellega ma pean terve elu sedasi ringi käima, selle on ka augustatud kõrvaga. Hea küll. Tehaksegi siis mehel ära ja võeti tööle ja läheb järgmine päev siis tee peale patrollima. Aga mingi oma taat mingi sellise sõidab oma sapakaga mööda, turvavöö lahti ja ei ole midagi. Mees peatab ment peatab sapaka kinni ja oma taadile siis sedasi kohe teeb trahvi ära seal. Taat, kuidas normaalne oled, sa mingi pederast oled ju ees. Aga kus sa tead siis? Oled sa mõnda läbi lastud kõrvaga menti näinud kuskil või? Loogika, puhas loogika. Puhas loogika, aga selle põhjal võib loogiliselt öelda sedasi, et Trump vähemalt pederast ei ole.
ja üldse Trumpi sõimatakse viimasel ajal hirmus palju, kõigil on etteheited ja keegi ei ole rahul. No mina olen küll rahul, minust on väga hea president, väga mõistlik inimene. No ei anna üldse Bideniga võrrelda, mõtlen, mida nad mölisevad kogu aeg. Mis neil viga on? Mis nad tahavad Kamala Harrist endale presidendiks või? No, said New Yorgi linnapea, kus on mingi moslemi kommunist, koligu sinna New Yorki, seal on sul kommunism, kõik värgid, mis sa vähegi oskad tahta. No, aga me vähemalt saame öelda küll, et Trump pederast ei ole, et see on hea vähemalt. No see on väga hea, ütleme nii. Jah. Aga Biden ka ei olnud. Vot, aga noh, mis meil siin nagu veel rääkida on, värskemaid uudiseid on ju ka see, et vaata nüüd meil seal meie liitlasliidu vabariigi seal pealinnas on ju suur skandaal puhkenud. Lätis? Ei, see on seal Uus-Jeruusalemmas, Ukrainas. Ai, seal on mingi korruptsioon on lõpuks ometi välja tulnud. See, mida kõik teadsid, et kogu see kamp on seal lurjused, vargad ja erilised aferistid on nüüd lõpuks jõudnud lehtedesse. Täpselt nii. Mida me sellest järeldame? Tegelikult mida me sellest järeldame? Kas lehes kirjutatakse midagi juhuslikult? No lihtsalt tuli vaim peale, ma kirjutan, millest ma täna teen kolumni. Ma panen sellele Zelenskile praegu, ma tõmban talle ikka korraliku litrina, siis ta teab, kuidas see korruptsioon isegi. See ei käi niimoodi. See tegelikult oli sedasi, ega Zelenski lükkas ju kohe selle oma kunagise sõbra, et kõigepealt ütleme, õigel ajal teatati, ta jõudis sinna Iisraeli ära põgeneda. Iisraeli, jah. Ta on topeltkodakondsus, see on tavaline seal. Praegu need Ukraina valitsejate puhul, et selle mehe nimi on Timur Minditš. Rahakott. Rahakotil ta sedasi, kes ta rahakotist hoolitseb, see on sedasi Aleksandr Zuckerman. Mitte Zuckerberg, vaid Zuckerman. Ärme teeme keeru, ütleme, kõik on korruptandid. Ja nad on topeltkodakondsusega ka nendel üldjuhul Iisraeli kodakondsus on teine kodakondsus. No siis midagi teha, see on antisemitism. Ei saagi, on ju. Aga siin nüüd poliitika kirjutaski seal, et liitlased pärivad, et korruptsiooniskandaali tõttu ukrainlastelt aru, on ju. Et mis siis ikkagi toimub. Et kui muidu on, aga toonitatakse... Aga mis siis toimub? Aga toonitatakse sedasi, et muus osas, et nüüd küll see korruptsiooni teema on üleval, aga üldine Ukraina avaliku kritiseerimise tabu peab. Et ühesõnaga lapsi pilastada võib, neeru võib maha müüa surnul, aga vaata, kui sa seda Ameerika raha puutud, siis anna aru. Et see on hea. Et kõik teavad, kuidas asi käib, mis on lubatud, mis ei ole, mis on hea, mis on halb. See on asjalik, ütleme nii, et nii saab elada. Vaata, kui inimene on segaduses, ei tea, kas ma võin korrumpeeruda või ei või see lahvi võib teibaga maha lüüa või ei. Jube palju on nagu seksi takistusi nagu normaalsel elul. Aga see on selge. Põhimõtteliselt kõike võid teha, aga nii palju varastada ei tohi. Ma arvan, et seal on mingi kvoot, kui palju võib varastada. Nagu rahapesul on oma tead see väike... Põhimõtteliselt oli seal nagu see kirjutamata, aga see nagu silt oli küljes seal kõikidel nendel, et see konkreetselt see hakkas lekkima sellest nagu energoaatomist, et nüüd kui nagu see üleüldine see Ukraina, ütleme see deelektrifitseerimine käib nagu see. Ja see nüüd eelneb nagu sellele denatsifitseerimisele, nagu seda alguses välja öeldud. Selles ei ole midagi halva, see kogu maa elektrifitseerimine oli ju kommunistide projekt. See elektrifitseerimine oli, jah. Aga kui kommunistide projekt kõrvaldada, see on hea. Kõik need kommunistid teevad ainult mingit ilget jama. Aga sealt see lekkima hakkaski see energoaatomist ja seal oli nagu see hinnasilt oli selline, kui tahad nagu mingi allhankel kuskil osaleda, et siis mingi katt oli 10–15%. Aga see on tegelikult odav, ütleme globaalne see kickback. Ühesõnaga, et mina müün süstlaid. Riik, eks ole, iga riik võib neid süstlaid osta. Süstlad, maskid, vaktsiinid, värgid, kõik iganes. Mis värk on? Jah. Aga tehingu saab see, kes viskab firmale 20% tagasi riigi raha. Riigi raha eest ostetakse ja firma viskab riigi või sellele, viskab sellele, nagu ütleme sellele, ütleme nomenklatuurile tagasi nagu selle. Jah. Et sa pead maksma nagu 20% juurde. Aga see ei ole nagu suur, miljardid liiguvad, see 20%, eks ole, mingisugusele jorsile visata seal. Ei ole väga hull.
aga noh, mis siin on, aga kas me... Aga ma ütlen, et see on tavaliselt 20% globaalselt ja selles mõttes Ukraina ikkagi on väga tarbijasõbralik või korruptandisõbralik riik, et noh, ei võta nii palju raha ära. Noh, suur riik ka, eks seal noh, lõppkokkutes on seal sedasi, et noh, teda ikka summad läheb suureks. No jaa, aga ütleme, et ega maailm on ka suur. Ukraina nüüd palju suurem ei ole. No aga mõttes edasi, kui palju pidi see Bill Gates kõikide nende pealt, noh, kui ta nüüd oma nüüd vaktsiine müüa tahab, kui palju ta pidi loovutama siis? No. Eks selle võrra pandi kõrge hind, see on juba hinnas sees. Aga ta oma taskust ei pane. Hind on praegu selline, see ahv tahab nii palju tagasi, selle paneb hinnale juurde. No ma panen natuke veel. No. Igaks juhuks on endal ka midagi. Ma ahneks leid, ma panen veel. Ma panen 30% otsa, ma saan ise ka midagi. Jah. No aga no ega siin, noh, lämmegi, et vaatame, noh, sissejuhatus on käsil praegu, et noh, et siin on ka, näed, et uus korruptsiooniskeem, see ülemaailmne korruptsiooniskeem jälle paistab, et siis on ka uudised siin, et see COVID-i, see uus variant, et on nagu jälle tulekul. Frankenstein, jah. Me rääkisime eelmine seda Frankenburgist, et noh, see oli see Eesti nagu sõjatööstuse nimi oli see Frankenburg. See tähendab ka sellest Frankenburg järje tundub vägisi nagu... Üks sama ettevõte, ma arvan. Üks võimalik, jah. Ja muidu aga räägitakse seda, ma ei ole viitsinud täpselt nagu uurida, aga et nii see hirmus tapja viirus kui vaktsiin olid tegelikult sõjatooted. Ja need, noh, igasugused Bill Gatesid ja muud, kes seal etendasid mingisugust ravimitööstust, no need on lihtsalt allhankijad. See on ikka lahingukraam, aga vaata, kui see on nii vilets see bakter. Ja lõputakse, ega see vaktsiin ka päris kõiki vagaseks ei teinud. See pisik pidi, ta pidi nagu, no ütleme, see pisiku nagu võime, see pidi nagu ajas nagu kumulatiivselt nagu vähenema. Nojah, et võib-olla alguses oligi väga valus, eks ole, aga noh, näed. No ta on nüüd lihtsalt... Karantiiniaeg on lühike, karantiiniaeg on nädal võib-olla, ma ei tea, kui pikk see on. Nüüd ta on nakkavam lihtsalt, et ta on nagu vaarab korraga rohkem, aga noh, see aevastad paar korda korras läinud jälle. Aga no vaktsiini saab ikka müüa, on ju. Aga mis selle Frankensteini kohta räägite, et see on nüüd nii hirmus, et kohe nii hirmus? Ei, ta lihtsalt rohkem nakkab. Nakkab, jah. Ja see tähendab, et... Aga ma ei usu, et nakkab. Kui nad ütlevad, et nakkab, mina ei usu. Valetavad, et sead valetavad jälle. Aga siin on sedasi juhised ka tulnud juba välja, et mingi Terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialist Keiti Arend ütleb seal sedasi, et ühele samal päeval võib teha mitu vaktsiini. Nii komponent, inaktiveeritud kui ka elus vaktsiine. Ta täpsustab, et vajadusel võib samal ajal näiteks teha ka COVID-19, difteeria, teetanuse, puukentsefaliidi ja teisi vaktsiine. Et kui sa korra juba astud läbi, et me paneme selle kohe neli surrakat ära. Aga tead, mismoodi need saab teha kõik korraga või? Ma ei tea. Ja need lihtsalt süstitakse kõik eri jäsemetesse. Aga mõtle, kui sul on, noh, nagu sõjast oled tulnud, üks käsi, üks jalg on puud, mis sa saad ainult kaks vaktsiini teha ühel päeval. Mis nendega tehakse, need, kes sõjast tulevad nagu samavarid on, nagu öeldi vanasti, käsi-jalgu üldse ei ole. Neid nimetati nagu samavarid. Ma arvan, et seal tuleb vähe erand ja panna ikkagi tagumikku kõik need 4 litrit ära. Mis tal enam kaotada on? jah. Olgu, meil on täna, meil on külm ja meil on aega vähe. Ja siis lähme mõne järgmise teemaga edasi. Ja siis on see, et üks oluline, see korruptsiooni teema, ütleme, või mis teema meil oligi, see sama ka ju see, et usaldusväärsuse teema oli see, et see BBC tegevuse kohta koostatud memo. Et see näitas, kuidas... Trump pani mingi miljardilise hagi selga või lubas panna. 6 miljardit. 6 miljardit, ärge unustage, see 6 on aga see on rekord, sellepärast, et Alex Jones sai miljardi või midagi miljard,3, midagi sellist oli seal vahepeal. No see liikus ka sinna tänna, aga minust lõpuks jäi 1,3 miljardi peale. Trump on nii kaderis, ta ei jäta Alex Jonesile seda rekordit, ta tahab üle lüüa selle ja veel endale krabada selle raha, et see oleks hea küll. Aga kes selle kinni maksab? See on ju riigi ringhääling. BBC või? Ja, see on Briti riiklik, no nagu meil ERR, kellel on ka ainult probleemid ja pederastia. Et ma arvan, et see peaks siis Briti maksumaksja, peaks selle vaesed Pakistani maksumaksjad peavad selle siis kõik kinni taguma. Ma ei tea, kas neil jääb niimoodi mõni laps pilastamata veel takka otsa. See on küll jube. No ma ei tea, britid vist praegu maailmast sealt eriti palju seda vara enam kokku röövida ei saa, et nii palju nad kunagi röövisid, aga praegu vist nendel selliseid skeeme nii väga palju ei ole. Midagi ikka on. Mõned asumaad on kuskil veel või? No kui ei ole asumad, siis on firmad ja kui ei ole firmad, siis on luured ja no igast asjad, mis sa saad seda raha,
kuidagi ikka saab, ega see Britt ei hakka tööle sul. Seda, mida mina ei usu. Kui teete, Lord hakkab, nüüd võtab adra taga, käib pasteldega, lükkab seal mingit kraavi vaikselt. Ei, seda ei juhtu. Mi-6-le tehakse seal ülesannega, et lähevad sosistuvad seal trampile kõrva, et kuule, vaata, nüüd on siukene lugu, et kui sa siin seda hagi kohe tagasi ei võta, et siis teeme su teise kõrva kauklikuks. No seal maksab mõelda variantide üle. Lugu oli siis selles, et nad võltsisid, eks ole, et nad lõikasid kokku Trumpi mingist mitmest kõnest nagu kokku sellise vale, et nägi välja, nagu ta oleks kutsunud üles vägivallale 6. jaanuari. Mina sain niimoodi ära, ma ei viitsinud lugeda sellest, et BBC on nii jälk nagu pande. Nad ei tee enam isegi huumorit seal. Nad ei ole võimelised isegi Briti huumorit enam tegeda. Mina kandsin nad maha. Seal minu meelest viimane oli Psycho film, mis üldse sealt mandri nurgast tuli. Ei, sellele midagi. See on nendele kuidagi kehva. No meil on õnneks on et meil on siin Delfid ja Postimeed ja kõik on olemas ja ERR-id ja me saame tänu sellele, et meie siin oma saadet teha saamegi, et meil see tõde tuleb uksest aknast sisse kogu aeg. Me tahame vaadata isadeva hommikul homoseksualiste, kes on ostnud endale mõned lapsed. Palun. Eks ole, aga mõtle, kui pane ennast vaese piidri olukorda, siis jõua sokkegi osta ja siis seal genitlevad 2 rikast homo, eks ole, kes on ostnud endale 2 last. No, palju Ameerikas lapse maksab? 100 kuni 200 000. Kujutad ette, et vaata, milline armastuse vili ma tahaks ka. Ei saa, pappi pole. Minu meelest on see piinamine, see on vaeste homode piinamine. Aga vaata, kunagi oli, siin oli alles, kogu aeg on käinud terve see Ukraina sõja ajaga. Kõigil oli teada, et see Ukraina oli tegelikult ju ka see, et need samad need ju surrogaatemad, kes seal olid ju. Siis kogu aeg mingi nutt käis seal, et mingi need lapsed on mingi Venemaale röövitud ja sedasi. Aga võib-olla need lapsed olidki ka juba mingi ette ära müüdud. Mitte röövitud, vaid lihtsalt kaubastati. Venelased viisid nad minema, aga tegelikult oli... Klienti lapsest ilma, venelased võtsid võõra lapse endale. Kui piidrite käest olid raha ette võtnud juba. Ai, kui halb. See on küll halb. See on väga halb. Ja nüüd ongi sedasi, et... Mina arvan, et Ukrainas see surrogaatemadus ei ole kuritegu. Eestis on. Ameerikas on ka, aga Ameerikas tehakse erandeid raha eest. Sest seal on palju liberaale, sataniste, pederaiste. Seal ikka saad, kui pappi on, ikka saad osta. Osariigid on erinevad seadused. Võib-olla isegi alllanget tehtigi seal Ukrainas võib-olla, aga see ka välistatud. Jah, ega Ameerika firma võib-olla lihtsalt on Ameerika firma. Kõik on globaalne. Kus odavamalt saad, loomulikult sa võtad. Miks sa peaks mingi Ameerika surrogaat emale maksma võib-olla 20 tonni. Sa saad võib-olla 2 tonniga kätte. Vahe paned tasku ja lihtne. Taskul ei ole põhja ka. Pane sinna nii palju, kui sisse tuleb. Jah, et see on päris nagu ütleme tore teema, et ikkagi nagu Ukraina sõjal on ka oma selline positiivne pool, et homoseksuaalid saavad odavamalt lapsi osta. Ega seal palju, ütleme, see mingi positiivset poolt on seal nii palju, et see kaalub kõik seal negatiivse üles nagu ikkagi. Jah, see on nagu selle COVID-i vaktsiini kasu on suurem kui kahju. Kasum kaalub kahju üles. Kasum kaalub laibad üles. Kasum kaalub kahju üles. Ütleme nii, jah, aga siis on see... Aga kui on kasum, siis ei saagi kahju olla. Isegi kasum on väike, kahju pole üldse. Teoreetiliselt. Põhimõtteliselt küll. Ja minul ka neist kahju ei ole. Aga tegelikult see, et lähme nüüd edasi ka meil ei saa. Me ei saa minna edasi, me peame keskenduma siin olulistele teemadele. Järgmine oluline teema tulebki muideks, et see, et Merts on öelnud maha nüüd seal Saksamaa see uus, ma ei tea, kes ta on nüüd kantsler või? Vist küll, jah. Et heaoluriik ei ole Saksamaal enam jätkusuutlik. Aga mis see teine variant on? Nälge viletsus või? No ütleme nii, et eks nüüd seda heaolusest riiki hakatakse igal pool lammutama, eks teda, meil tõstetakse pensioni igaga, Rootsis. Mina tahan näha uusi Saksa postmarke, kus on peal seda 2 miljardin on trükitud postmargi peale. Siin nagu Vaimari vabariigi ajal. 24 aasta nad seal toimetasid niimoodi. Ja see oligi 100 aastat tagasi töötselt seda mõndeks. Vaimari vabariigi. 101, jah. Oligi aeg, muidu nad lasid juubeli käest praegu. Muidu oleks meil iga 100 aastaga täpselt on totaalne kaos ja häving. Meil töötab nagu Saksa kellavärk täpsusega.
aga nüüd seda täpsust nagu... No ütleme ka, sakslased ongi... Samas see on ka nagu veaprotsendi sees, see üks sajast, üks aasta sinna tänna, no võib-olla läheb veel pool aastat, võib-olla kohe ei kukugi süsteem kokku. Ei pruugiga, fakt on see, et ega sakslased, ega nad on parajad pehmod ka, aga nad seal oli seal alles, et nagu sõjaväes keegi nagu eriti ka üldse teenida ei taha selle. Ma ei usu seda juttu. Miks nad ei taha? Esimeses maailmasõjas tahtsid, teises ka väga tahtsid. No nüüd enam ei taha. Lahesõjas, ma arvan. Kas sakslased käisid Lahesõjas? Ma räägin, vaata, ma toon sellise näite, täitsa elulise näite nendest pehmodest, et muideks oli seda, alles hiljuti oli, mul seal tütar seal õpib nüüd nagu gümnaasiumis ja nüüd oli nagu see, et pidi olema nendel, et nüüd on nagu eelmine aasta olid nemad rebased, neid retsiti nüüd nagu see aasta, et oleks pidanud nagu nemad retsima. Ja siis oli mingi vahetusõpilane oli Saksamaalt seal. Ja retsisid selle ära, nii et... Vaat nüüd jõuamegi selleni, kuna nüüd ütleme, kui mu tütar oli ainuke, kes nagu saksa keelt oskab, siis nagu oli tema määratud. Pidi retsima seda. Tema pidi seda retsima. Ma ütlesin, sellega väga lihtne, et selle tänapäeva sakslasel pole rohkem vajagi, kui oleks öelnud talle sedasi, et iga hommikul tervituseks laulab sulle Eerikat. Näiteks. Asi selleni ei jõudnudki üldse. Suri hukkus kangelas. Sakslane oli ka nii pehmo, et see läks kohe mingi õpetajatele kituma. Rassism. Mis see tema kaebus siis oli? Lauluväärt või sõna teie pähe? Tema ei osalegi üleüldse sellistes asjades. Tema ei osale. Esimeses maailmasõjas osalesid, teises laulupeol ei saa osaleda. Mis jutt see on? Mis tulid siia üldse? See on küll nõrk. Tuleb hukka mõista otsustada. Nii et ega nendest sakslastest midagi oodata ei ole. Kunagi oli vaata ju, see vist oli teistmoodi, ma mäletan, see kirjanik, kes meil on see Kivisildnik, tema oli lugu oli mingi kuserottidest ju. No kusarott on ju palju, miks ei võiks neist lugusid kirjutada, sest peaks sellised lugusid iga päev olema päevalehe esikaane. Tegelikult ongi, aga lihtsalt seal on nagu terminoloogiline hämarus valitseb. Ja nii on. Nii on, jah. Aga kas meil Lätimaalt ka uudist on? Lätimaalt ma ei teagi, kurat, Läti uudiseid vist ei ole, minema nagu sinna genotsiidi. Aga siiski minul on Läti uudis, mul tuli meelde see, et Läti parlament, neil on seim, eks ole. Nii. Tegi sellise hea mõtte, et astuda välja ühest Istanbuli perverdi sobingust. Ja, see oli küll, jah. See oli selline sobing, millega siis on riikidele öeldud, et tuleb ära kaotada soorollid. Aga nendel läks sedasi, et see esipervert, see ei kinnitanud seda ära ju. No neil on president, selline, ütleme, mõõdukalt heteroseksuaalne. See saatis tagasi, kusjuures ta saatis parlamenti tagasi sellise enneolematu ja loomingulise nagu põhjendusega, et see on nii oluline küsimus, et see parlamendi, koosseis üldse ei saa arutada, et seda peab arutama järgmine. Tähendab, et need on seal idioodid, eks ole, et võib-olla järgmine tuleb nagu natuke kobedam, et siis need lollid ei ole nagu üldse nagu pädevad seda arutama. Mina sain niimoodi aru sellest mõttekäik. See oli huvitav mõttekäik ja minust seda tasub meelde jätta ja järgi teha. Ja. Umbes, et pangast või kuskilt tuleb mingi vaen vaja maksta või miks see on nii oluline küsimus. Ma maksan järgmise juhatuse ajal seda raha võib-olla üldse praegu küll. See praegu ei saa. No, aitab siis nüüd sellega sissejuhatusest küll, et lähme siis räägime genotsiidist ka natukene. Ja, räägime palju. Räägime palju, aga genotsiidiga on see, et tahaks seekord rääkida alustuseks just nimelt paarist teisest genotsiidist ka, et üks on ERR-is on üks artikkel, et satelliidipildid paljastavad Sudaani kodusõjas toime pandud julmuseid. Et seal on sedasi nüüd, et väike lõik sealt, et me jälgime kosmose kaudu surnuaedu. Me loendame surnuid ja nende arv kasvab hüppeliselt. See on sedasi. Ütleme satelliidi pealt vaadatakse, kuidas kogu aeg surnuaedu tekib juurde. Ja tegelikult vaadatakse ka Ukrainat, samamoodi jälgitakse, kuidas kogu aeg tekib juurde. Ukrainas oligi see jama siin eelmine aasta juba, et seal mingi Black Rock oli, hakkas seal inisema, et mingi nende maade peale on hakatud seal mingi surnuaiad tekkima. Eestis on ju ka vahepeal tehti surnuaidu juurde. No meil vist Black Rock siin ei ole eriti, me maid ostnud või? No see ei ole probleem, aga surnud ikkagi kasvasid väidetavalt. Mina pole ju ülevalt alla vaadanud, ma ei lenda nii kõrgelt. Ei no see oli peale seda, vaata seda genotsiidi, vaata see... Väike süstlavärk. Jah. Siis ka kasvasid, jah. Ei no mis on sedasi, mina Rapla poolt Tallinnasse sõidad, siis on, ma ei tea, mis surnuaed see on. See tuleb vastu teed, vastu liivakalmist on see. See tuleb vastu seda teed ära juba. Kõik kasvab.
kasvab ja kiiresti kasvab, jah. Aga mis nad tahavad siis öelda, et seal Sudaanis kasvavad surmajad sellepärast, et seal on mingisugune sõda? No kodusõda, noh, nagu. Nojah, aga meil kasvasid kalmistud ilma sõjata. Ma ei usu seda juttu lihtsalt. Võib-olla neil on COVID seal. Võib-olla on Frankenstein läinud lahti. No, Frankenstein on väga ohtlik. Miks see võiks olla Sudaani? Mina usun, et Sudaanis tegelikult on Frankenstein laiab. Nad valetavad jälle. Mina ei usu seda. Nad praegu tahavad nagu välja mängida millegi pärast genotsiidi kaarti, aga seal võib-olla ei toimugi midagi. Noh, ega ma arvan sedasi, et ega vaata need asjad, mis seal toimuvad, et nii kaua, kui seal mingi 6 miljoni künnist pole ületatud, on ju. Et siis nagu sellest ei räägita. Ja palju seal Sudaanis üldse rahvast on? Seal ikka peaks 6 milli ära tulema. Ma ei ole kindel. Ma ka ei oska seda, aga no üldiselt neid on palju seal, aga peaks, aga millagi, see 6 milli täis, ma arvan, siis hakatakse rääkima ka. Võiks rääkida. Võiks nagu, jah. Aga ikkagi minust satelliidipilt ei tõesta midagi. Okei, no on surnuaed suurem. Võib-olla inimestel on hakatud, elujärg on läinud paremaks ja on kaevatud suuremaid audu. Ütleme, enne võib-olla maeti kükk asendis pisikesse auku. Ei olnud labidatki, millega kaevata, aga elu on arenenud, demokraatia on ma kuskilt kuulsin sedasi, et näiteks, et kui nagu, noh, ütleme, mingi kedagi maha tappa, siis nagu püsti asendis nagu maha matta, et siis ei pidanud nagu sealt ülevalt nagu neid mingi üles leitama neid auto sinna. Aga võib-olla enne maetigi püsti ja nüüd maetakse pikali ja tegelikult maetakse palju vähem. Minust peaks seal uurima neid kohalikke olusid, mitte need sa vaatad pilvepiirilt satelliidiga, hakkad tegema ennatlikke järeldusi. Muidugi Sudaanis elavad igasugused jõhkardid, see on selge, aga nad on Aafrikas on üldse väga palju omapäraseid kombeid ja selliseid traditsioone ja jõuke ja sellist karja röövimist ja vargust. Et see on ju ikka olnud, ega see on kohalik omapära, seda ei saa hukka mõista. No teine genotsiidikolle, mis on ka tekkinud nüüd, on Süüria uus ja seesama valitsus, kes nüüd kiitis nagu heaks, et isegi kes oli ennem see nagu, mis ta oli, kas ta oli mingi ISISe mees või kes ta oli? Pearaha oli vist 10 miljonit Ameerika luurepakus. Aga no nüüd võeti nagu see ära, et tehti ta õigeks ju, vaata nüüd ju. Ja nüüd ta käis isegi Ameerikas, käis vastu võtta. Ta on tal pool käinud. Aga seal vaata need, mis on neid kristlasi. Pintsak on seljas praegu. Pintsak on seljas, jah. Ja kristlasi tapetakse, et see on... Truusid ja kõik saavad valu seal. Need saavad valu. Alaviidid. Alaviidid ja need saavad, aga et see nagu uudiskünnist nagu eriti ei ületa. Aga minu see on küll genotsiid, sest seal on kindel, et kui sul peaminister on siuke taga otsitav 10 miljoni. Oota, ma just praegu kuulsin, kust vaata sedasi, et pintsak oli seljas juba. Ja. Muidu olid võibulised need pidžaamad. Siis nagu võib lugeda nagu sedasi, et see nagu see Süüriaga nagu peaks nagu korras asi olema, et nüüd on Süüria on jälle nagu demokraatlik ja korras. No vaata, kui pearaha enam ei maksta, siis ei ole enam terrorist. Aga siis võib öelda sedasi, et aga Zelenski ei ole ju veel, ta ei ole veel ju pintsakut selga tõmmanud, ei ole ju? See on ikka, pigem on. Sest ta mingil vastuvõtul seal Trumpi juures käis ja siis seda kirjeldati kui sellist püstkraega ja 4 õlletaskutega surnumatt ja sellist Frenchi. Ta ei olnud särk enam, teie särk ei olnud. See tähendab, et siis on ka lootust, et ikkagi seal võib ka nagu see sõda hakata lõpule jõudma või? No pearaha võib-olla maksta enam. Sõja lõppu küll ei julgeks loota, aga pearaha võetakse maha. Okei, tegid, mis tegid, aga korralikult tegid ja mis me ikka siin pikalt jõurame sellega. Okei, kui see oma need ülejäänud need kaasosalised, et need korralikult kingad ka jalga saaksid. Ülesannad kõik selle, siis võtab sinu pearaha maha, kui teised kõik nagu ülesannad ja rahaga tagasi maksad. Imelik jah, et seal Süürias kuidagi on tõeline professionaal on nagu riigijuht ja kõik sobib. Enne oli hirmus paha, nüüd on hea. See on üks õppetund, kuidas tuleb genotsiidi teha ja kõik plaksutavad sulle selle, siis annavad raha. Mis Euroopa Liit minust virutas ka sinna mingi uniku pappi. Ja panid küll, jah. Et seal ikka, ja see on juba palgamõrv. See ei ole enam tavaline genotsiid, see on ikka, see ei ole siuke, tead lihtsalt puhtast südamest löön maa raisad. Ei, see on töö. Need on elukutselised. Jah, töö on, jah. Nii on. Aga kui siin minna sinna põhilisse sinna sellise genotsiidi nagu sinna nagu Urkassega, et sinna Gazasse, et siis juba siin on need uudised seal, et ÜRO inimõigusjuht ütleb, et 4 surmad Gazas võivad olla sõjakuritegu. Ja võib-olla
võib-olla nad ei taha süüa. Või ma ei söö seda jama, ma tahan küpsiseid. Tooge mulle küpsiseid, ei too. Perse, ma suren ära raisk. Ja ongi niimoodi. Aga noh, see ei ole mingi sõjakuritegu, kui inimene lihtsalt ei söö mulda. Mulda on seal küll liiva. Söögu, mida tahavad. Aga kuidagi peab selle nagu vabaks saama ka seal, et Iisraeli kaitseminister kiitis heaks Gaza linna vallutamise plaani. No see nälg on ka alati nagu üks plaan. Siiamaani vallutati ilma plaanita. Perse, see tuleb päris hästi veel, teeme plaani ja plaani järgi vallutades see asi peab meil ja noh, ega see ongi alati nagu see vaata nälg on, et see on nagu üks osa plaanist alati olnud igas nagu sõja, ütleme, alati läbi ajal on sõdades on ja see nälg on nagu ka üks osa plaanist. Vaata kindluste piiramine, selle proovitakse veetorud läbi lõigata ja et nad seal kõngeks. No ikka, ütleme. See käib sõja juurde. Ikka. Aga muide, kas sa panid tähele, see on küll nagu kultuurirubriik, aga võib-olla nagu ta nii sobib nagu selle teemaga praegu. Et Eestisse pidi tulema mingi bändimees Ameerikast, liitlane. Ta nimi oli mis ta nimi oli? Limp Bizkit. Küpsis oli nimi. Okay. Nii, ja siis öeldi, et tema kontsert jääb ära, sellepärast, et ta on siga. Et ta on, mina tea, kas ta on või ei ole, aga nii nad rääkisid, et ta on midagi Putinit takka kiitnud, aga Putin on vaata selline tagaotsitavaks kulutatud kurjategija. Pearahagi välja. Ma ei tea, kas pearaha on, aga mingisugune rahvusvaheline kriminaalkohus või jumal teab, mis ta on, neid kohtud on seal nagu kirjud koeri ja kedagi nad kätte kunagi ei saa. Aga nad annavad neid nagu tagaotsimis või kinnipüüdmis, selliseid, nagu kauboi filmides. Seda rahanumbrit ei ole, aga see lõust on ja püüa kinni, siis on hea. Aga tegelikult ma mõtlen, et ega siis tema ei ole ainuke seda tüüpi tagaotsitav kurjategija. Minust on tagaotsitavad nii Palestiina mingid bandiidid, kui ka Iisraeli riigi mingisugused sõjardid. Et kõik seal on neid, et kas siis keegi, kes on nagu kiitnud takka mingisugusele Iisraeli poliitikale näiteks. Meil on sellised kindlasti. Et kas neid ei tohi siis enam kontserte anda. Ja maailmas on neid oi kui palju. Et selles mõttes, üks ja sama, kohus on sarnase kuriteo eest kuulutanud tagaotsitavaks siis või milleks iganes, ma ei tea, kuidas see sõnastus seal on. Juriidiliselt, see on ju pätt. See on ju pätt. Ja nüüd ühe päti pooldaja ei tohi siin nagu, tantsu lüüa ja trummi taguda ja teise pooldajad siis, pangu või ballett püsti, eks ole. See minust see nii ei lähe. Et siin ma ei näe võrdset suhtumist. See nagu ei oleks üldse õige genotsiid, mida seal tehakse. See on nagu nii alatu, et ei tunnustata. Inimesed, tapavad nagu jäksavad, on ju. Ei! Väga halb, aga siin on seda, õnneks Eesti ja Palestiina toetajaid ei tohi ka lasta kuskil laamendada. Eesti ei lähe Palestiina tunnustamise lainega kaasa. Sahkna on öelnud, tingimused pole täidetud. Mis need tingimused on? Mõni juut on elus veel või mis tingimused esitatakse seal siis? Ma üle kujuta ette, mis Allahi pealõikajatele, mis tingimused. Palestiina saab tunnustada siis, et mõni kõdi palestiinlane on elus veel. Ja see on mõistlik variant. Ei, kui see on 3 sotti taati ja jalutab ringi, me ei saa kuidagi tunnustada. Matke maha. Ja Netanyahu on ju otseselt öelnud, see Bibi on öelnud ju seda, see Palestiina riik oleks Iisraeli rahvuslik enesetapna. No näed. Aga enesetapp on ju, Eestis on ju palju enesetappe. Aga siin on... Aga see ei ole rahvuslik enesetapp ja keegi nagu... Muide, 10–14 aastastel lastel on enesetapp surma põhjus number 1. Ja kui lapsed ennast ära tapavad, kõik nad kunagi on 10-aastased, eks ole. Aga kui nad seda 10 aastat üle elavad, siis on ka rahvusliku enesetapu moodi. Jama küll. Aga seal on nüüd edasi, fakt on see, et nad peavad kuidagi selle, ütleme, Gaza nagu puhtaks saama. Muidugi peavad, siis see on ju... Ja nüüd tuli ju selline asi välja, et tegelikult on üks projekt ka veel, mis sinna plaanis on ju. On ju see, et tahavad sinna Suessi, kuna see Suessi kanal, see on Egiptuse kontrolli all praegu. Ja see ei ole nagu selline ebakindel värk ja nad tahavad sealt, ütleme, Siina poolsaare teiselt poolt tahavad vedada uue kanali sinna teha ju. Ja vaata nendele see minu arust, seal oli nende üks esisioniste oli see Ben Gurion, see Iisraeli riigi looja ju. Ja seal on see Tel Avivi lennuväli on ka vist Ben Gurioni nimeline. Ma ei käi seal lennuväli. Aga siis seda kanali
tahavad ka nimetada, et see Ben Gurioniga kanaliks. Miks pangu kõigile tänavatele Ben Gurioni nimi, kõigile väljakutele, teevad limonaadi uue Ben Gurioni virre. Kui see ütleme eelmise natsiriik, nagu siin oli seal see kolmas Reich oli, siis kõik igas linnas oli Adolf Hitler Strasse. Midagi. Ja siin võiks ka samamoodi nüüd on see... Miks ei võiks kõik tänavad olla? Adolf Hitler või seda... Tegelikult Ben Gurion. Ben Gurion tahtsin öelda. Ben Gurioni number 1 tänav, number 2, nagu New Yorgis on numbritega, aga numbri ees on see Ben Gurion ja seda võiks ka Ameerikast. See kanali, miks see seal niivõrd oluline on sedasi, et see kanal peaks nagu minema, ilmselt on see mingi maastiku või eripära või see, ta peaks minema just nimelt seal Gaza sektori nagu sealt sinna nurka nagu välja. Segavad, jäävad ette. Täpselt, jäävad ette. Sa ei tohi ju Ben Gurionile ette jääda, sa tead, mis juhtub. Mine minema ise sealt. Aga ja kusjuures on seal sedasi, et see on päris korralik projekt ka ikkagi, et seal... Raha liigub. Raha liigub, jah. See on isegi... Siis ei tule ju Trumpi sellest luksuselamute projektist ka midagi. Miks sinna kõrvale tuleb ilusti? Kanali kohale. Rippuvad aiad. Aga ütleme, võta kanalit. Siiamaani ma saan aru, et ka selline, et ma ei tea, mida meil siin on, vaata seesama, mis on see äädemeeste, see kitsarööpmine, raudtee, vaata, mida meil siin ehitatakse. Aga ta pidi olema, et jäädemeestele või äädemeestele lähedale metsa. Põhimõtteliselt on vist Aeru küla, ma ei tea, mis selle koha nimi on. Aga mina näen ainult sedasi, et praegu käib mingi kanali ehitamine, nii palju, kui ma sealt tulen nende viaduktide sõidan, et ainult mingi kanal, kõik on vett täis. Aga paneme siis, mitte ei ole Rail Baltic, vaid Ben Gurioni nimeline raudteekanal. Aga see on sedasi, et ütleme, siis ta võiks olla sedasi, tal mingi Varssavisse välja sinna nagu kanal. Läbi mingi 3 Balti riigiga, et Poola veel on. No võib-olla paadiga ongi odavam kui rongiga, võib-olla saab kiiremini, kiirkaatritega saad tuisata seal. Paned nagu need vesi surub kõrges kaares laiali. Siin ta ei pea olema siin nagu Ben Gurioni, ta võib olla näiteks Molotov-Ribbentropi kanal. No miks mitte? Väga hea kanal. Jah. Võiks olla 2 kanalit, et saaks sõita ühtepidi ja teistpidi. Seal ju pidi olema ka 2 rööpmepaari. Et sinna saab ju 2 kanalit teha. Nad praegu teevad 1, eks ole. Ja mina näen 1 praegu, jah. Aga oleks vaja 2. Ja see on sedasi, ta pidi sõjaline see objekt ka olema. Meil ikkagi see sõjaline projekt pidi ka olema see ju. No kindlasti on sõjaline ja see vastab tõele, et on sõjaline, isegi on mingitest sõjafondidest on saadud raha selle raudtee jaoks. Ja siis ütleme, mida ma näinud nagu Ukraina sõjast nagu neid videosid, et vaata praegu see kõige suurem nagu oht on droonide ohtu on ju. Siis seal on sedasi, teede kohal on ehitatud, seal on pandud nagu postid maasse ja siis on nagu võrgud üle. Nagu tunnel. Nagu tunnel on sedasi, jah. Aga veel parem on panna maa alla. Aga miks maa alla? Meil on ju sedasi, vaata, nagu tehti, nagu oli see sama, see Nord Stream on ju. Mingi toru peale, kohe mingi tunnel, tehagi tunneliks ta ju. No, nii palju mõtteid on, aga... Vaata, seal saaks mingi, sul ei ole vaja ju, ütleme, täistoru teha, sul on vaja ainult pool toru. Sest kuna maa alla ei ole vaja toru teha. Ja kuna rongi niikuinii ei tule, siis ei ole rööpaid ka vaja panna. Vaata, kui palju sa saad juba kokku hoida, on ju. See kuradi mingi Taagepere lossis, kas päris kuradi palju saaks laamendada. Sa võid neid losse ehitada või osta ka oma jagu. Ma arvangi, et see ongi, et tähtis ongi nende losside nagu rajamine. Kui sa võõras lossis jood ja vahele tuleb mingisugune jama, jälle mingi orgia maksumaksa raha eest, aga teed oma lossi ja ükski koer ei augu. Seda võib riigi raha eest ka teha, et sa ei lase sinna kedagi sisse. Täpselt. Vahivad seal, see on riigi loss, kuhu sa tuled. Sant, minema siit vastu pead. Korras. Kindlasti teevad losse. Näha on, et kõik tegevus nagu selles suunas käib. Minul on hüpotees, et ühte sellist lossi ehitatakse praegu Pärnu lähedale. Seal on üks vana lagunenud mõis. Ja võib-olla sinna, see on nagu Oti sõjaväel. Ma ei tea, Kaitseministeerium oletame. Kõik asjad kaovad ära, sest see mõis on kadunud. Kõik on loogiline, vaata sedasi, et see, mis see Frankenburg või Frankenstein või mis see sinna, vaata see sõjaprintsessi teele, vaata, kus nad tulevad, mingi see sõjatööstus ja vaata siin laskemoonatööstus. No see mõis Frankenvabrik. See sobib ju, see mõis, kui ta siin lähedal on, see sobib ideaalselt. Ja siis saab selle raha, mis riigilt tuleb seal nagu lossis läbi prassida lihtsalt nagu normaalselt ja keegi ei näe. Ega aknaid ei pea sellele lossile ehitama üldse. Kuulutatakse militaarobjektiks. See on nagu valuutapood Vene ajal, aknaid ei ole lihtsalt. Kuulutatakse militaarobjektiks, ongi
keegi ei kujuta. Aga nad ei ütle sulle, mis sinna tuleb. Ei, absoluutselt. Me ei tea, küll me midagi ikka, mõne mingi lossi ikka teeme. Ei noh, see on küll hea, et see. Aga imelik, et see Palestiina asi pole suutnud nagu ära klaarida. Et mõtle küll, see juudi riik on hirmus vägev, hea sõjavägi ja kõik need mingid kaltsakad panevad seal ringi, eks ole, mingis tunnelis nagu mutid, et nad kõik peaks olema ammu juba nagu maha notitud. Ma ei tea, kuidas seal on ikka, mingi madin käib veel või ei käib? Käib. Ma tõesti uskumatu. Et ma ei teagi nüüd. Ma ei teagi, keda nüüd pooldama hakata. Ma olen olnud siiamaani mõlemi vastu, sest ma olen patsifist ja mulle ei meeldi, kui sõditakse. Mul käib närvidele, paugutavad, kiunuvad, tolm on üleval, jamps, midagi aru ei saa. Tulebki olla. Jälle koksasid kellegi ära. Aga need ei saa ära koksatud nüüd siis. Nagu Ukrainaski, kuradi lolli mängimine käib juba 4 aastat vist, või kaua see pull käib seal. Ega ta jah, pole kuhugi jõudnud. Ei no natuke on jõudnud, Pokrovskisse on jõudnud. Ma ei tea, kas see on ära võetud või ei ole seal? Ei ole, viimastel andmetel ei ole võetud. No isegi seda ei saa kätte. Ei saa. Nõme, täiesti nõme. See on juba on sedasse, et mingi, ütleme, need doonorelunditega on kõik kohad, et kellelgi pole vaja enam, et mingid neerusid ega midagi pole vaja enam. Nagu vanasti mäletate reklaam Vene ajal, et kui sul on külmkapp, miks sul võiks olla 2 külmkappi? Sul on 2 neeru, miks see võiks olla 4? Võta neerudel vähem koormust, eks ole, mida rohkem neid on. Sa võid 4 mehest juua, kui sul on 16 neeru. Siis sul on 2 maksa. Ja sa 2 liitrist viinapudelit jood korraga ja kõik on klaarib ära. Mitut maksa on ka vaja? No milles küsimus, palju vaja on? Võta 6. Muidugi siis peab nagu kaamelile mingid küürud selga panema, kuhu need ära mahutada, need maksad ja neerud kõik. Aga seal, mina tean, ikka võib olla rohkem inimesel varuks. Mina ei tea, mis elu ees toob. No jätta, kui see on, ütleme, alguses paned küll, pärast hiljem, kui tulevad teised ajad. Hinnad tõusevad müüd maha. Sul on 16 neeru müüd. Tuleb selles läheb mingi, ma ei tea, 10 aastat mööda või siis on turul defitsiit, siis hakkad müüma. Jah, unnik raha tuleb kohe. Muidugi. Väga mõistlik. See on küll investeerimisnõu, mida te kuskilt mujalt ei saa. Vaadake Hutu ja Tutsi show'd ja rikastuge. Ja investeerige. Me oleme ikka kõva tööd teinud siin praegu nagu maailma majanduse heaks. Hea on inimestele head teha. Vägev. Jah. Aga aitab sellest koodi genotsiidist ka? Jah, ei taha genotsiidi enam. Ja ma arvan, et lähme koodi selle kultuuri juurde ka. Nii, et meil algab siis kultuurirubriik. Kristjan Jaak Monitor. Nii kommunist sai puuka selga. Ennem kui me selle tänase selle kultuuriga selle põhiteema juurde lähme, et siis paar kultuuri uudist oleks ka ära. Et siis on kõigepealt Tallinnas seal pikalt laas seisnud Mahatma Gandhi kuju leidis Tallinnas Mustamäe veerel oma kodu. Kus ta pandi üles siis? Ma täpselt ei teagi, kuskil Mustamäel seal oli igatahes oli sedasi, et Mahatma Gandhi, et ta on ka siukene, oli ju tegelikult ju paras siukene pedofiil, jah. Aga ta oli rahumeelne pedofiil, ta ei olnud sõjakas ja see on, ma ei saaks öelda, et see on okei, aga on hullemaid, kindlasti on hullemaid. Näitab, et toetajaid tal on igatahes. Ja, eks siin lapsi on, ikka mõni laps, kuigi sünnib vähe, lippab siin ringi, eks neile. Ikka kommionud ikka meeldivad, siis mitte. Aga mis on see kuju on, oled sa näinud seda? Ei, ma ei ole ratsa kuju või istu tooli peal. Ma lihtsalt ta võiks olla, vaata nagu see saatana kirikus on see Pahometi kuju, kus on 2 väikest last ja siis vänt on püsti. Nagu see kitse peaga, kuidas siis öelda. No ma ei tea, hinduist. Et see võiks olla, et võiks teha veel neid Mahatma Gandhi kujusid, aga ikkagi istub tooli peal lastega, nii, vänt, kõik nii nagu peab. Et ei ole õige see asi niimoodi teistmoodi. Aga näed, see kunsti asi on nagu siuke kehv ja tuleb teha kriitikat, et muidu ei arene anda häid ideid. Muide, Pärnu lehes oli üks huvitav kultuuri selline fenomen. Keegi kirjanik, kelle nime keegi ei olnud kuulnud. Noor naiskirjanik, noorem, aga ütleme noorem naiskirjanik, kelle töö oli kuskil ülikoolis mingisugune
võrdsuse, homoseksualismi kaasamise, väestamise või pederastia mingi asutuse või allasutuse või osakonna mingi, ma ei tea, kes ta seal oli, võib-olla oli projektijuht näiteks, ma ei tea. Ja siis oli kirjutanud loo sellest, et Istanbuli, ma ei tea, mis on pederastia, no pederastia on Istanbuli lepingu ala, aga mis kirjanikul on tegemist nagu Istanbuli pederastidega. Ja ta oli kirjutanud mingisuguse segase loo Pärnu lehte, kujutad ette, nii oluline teema, et tuli angažeerida mingisugune ülikooli palgaline, pehsuehtne kommunistlik poliitruk, nagu sellist perverdi sobingut kaitsma Pärnu lehes. Siin on ikka vanasti joodegi Jansen lehte ja Koidula kirjutas sinna luule, et see oli nagu enam-vähem viisakas. Ja nüüd on siis, oleb nii kaugele jõudnud, et mingisugused, ma ei tea, mingid rakatsid kirjutavad sinna mingisuguseid perverdi sobinguid sisse. See uskumatu. Mõtled, et kohalik leht, et okei, et loed lihtsalt, tehti sild või võeti tehtud silda või et linnapeane, et nüüd on depressioonis või midagi sellist, eks ole. Ei. Istanbulis, Pärnu, mis on Pärnu peateema praegu? Istanbuli konventsioon on pensipäega, ole põhiasi tead. Idioodid raisk, ma ütlen. Ma saan, et iga loll kirjanik võib kirjutada, mida ta tahab, miks Pärnu leht peab selle pasa ära avaldama. Aru saamatu, võt selline kultuurielu, see tõesti närvi jääb. No nii, sellega on siis nüüd... selle uudisene, see närisime läbi, aga üks uudis on veel. Leedus on puhkusid meeleavaldused, et uue kultuuriministri vastu. See teema on selles, et oota seal... Mis oli antifašist või? Ei, antikommunist. Jah, seal oli suht selline mingi niinimetatud parempoolne populist. Oi, mis nüüd saab? Seal on see nagu selline partei või erakond on nagu nimega Nemunase Koidik. Ja see on... siis rahvusliku ärkamise partei või midagi sellist. Põhimõtteliselt sellist, et kunagi nagu Soomes oli kohe mingi labu, aga esimese Soome vabariigi ajal oli seal selles labu, aga võtad meie vapsid või midagi analoogset, selline. Selge. Aga seal on sedasi nii, et aga see Leedus on see müstika oli selles, et seal nüüd koalitsioon on ikkagi et ühesõnaga president või Seim andis heakskiidu sotsiaaldemokraat Inga Ruginiene juhitava valitsuse platvormile. Võimuliitu kuuluvad sotsiaaldemokraadid, siis on see parempopulistlik Nemunase Koidik. Mina arvan ära parempopulistlik, et see on lihtsalt Leedu meelne partei. Põllumeeste ja Roheliste liit ja Kristlike perede liidu ühisnimekiri. Me räägime sedasi, sotsiaaldemokraatidega on see Nemunase Koidik, see on nagu põhimõtteliselt nagu Soomes oli siga ja kägu. Täpselt, perussoomalaised oli ju, ütleme ka Soomes ju, vaata, oli ju ka võimul seal ju, aga siis nad läksidki perussoomalased, läksid lõhki, praeguseks on saanud nagu sinine erakond seal. Meil oli ka sinine erakond, aga sellest nagu head nahka ei saanud. Ei saanud, jah. Aga meil on täpselt samamoodi ju ikkagi, ma omal lähedalt tuua selle näite seal, et siin ju Raplaski oli ju, EKRE oli Reformierakonnaga 4 aastat koalitsioonis koos. No kedagi ei sega. Kedagi ei sega, jah. Jah, selle kohta öeldakse siis, kuidas nad põhjendavad, et vaata need meie reformierakondlased on head. Neil on nagu lühem saba, väiksemad hambad. Nad ei ole nii karvased, kohati on täitsa lapid on, siledad lapid on seal selja peal. Et nad ei ole nii loomastunud. Kuidas sa seletad? Nii seletataksegi. Jah. Kasum kaalub kahju üles. Nii lihtne ongi. Nii. Jah. Mõtlen, kas tuleb veel mõni... Aga see, miks nagu seda ohtu nagu nähti seal, et Leedus oligi see, et kultuurielule ja ühiskonnale lähevad ohtu sellepärast, et see Ukraina lipp viidi saalist välja. Kuulutame Leedule sõja praegu. Sihuke kuradi pühaduse teadus. Aga muide meil tehti ka eelnõu, et võiks nagu riigiasutustel leppida riigilipp, mitte mingid muud lipud. Ja muud lipud ainult siis, kui diplomaatiline etikett ette näeb. No tuleb, eks ole, peaminister või president külla, loomulikult tõmmatakse Mongoolia plagu nagu sinna maja ette üles. Aga mitte nii, et igal pool ainult Mongoolia lipud, et see nagu ei sobi Eestile. Minu mõelest mõistlik ja ma juba ei oska ka leedukatele midagi ette heita. No siis on mingi riik on veel, vaata, millal see vikerkaare värvi lipp on. Vaata, ma ei tea, mis riik see on. Aafrikas on üks lipp.
Oota, neid on veel muidugi, sa mõtled. No täitsa vaata see on kas mingi kanapilt on seal lipu peal? Ei, täitsa vikerkaare värviga oli, meil on välisministeeriumiga oli seal lehvis ka. See on see vana Barrowsi Pedepiraatide vabariik, millest ta kirjutas palju raamatuid. See tegelikult ei ole seda riiki olemas, see on nagu selline fiktsioon, see on välja mõeldis. Aga lipp on olemas. Lipp on olemas, jah. Aga seal võiks seal pealuu ja säärекondid ka olla, et siis tal oli selline vana hipikirjanik, narkomaan ja pederast. Sama nimega nagu see Tarzani autor. Ja tal on täitsa mingi triloogia kirjutatud ja mujalt käib veel läbi sellistest nagu Kariibi mere piraatide aeg, siis olid mingid piraatide nagu väiksed riigid seal. Temal oli jälle selline mõte, et need olid sellised homonarkoriigid ja need olid ilgelt lahedad ja jube, need narkohomod olid ilgelt kõvad sõjamehed ja selline huvitav idee, eks ole. No vaata, eks siis Trump oli võib-olla ongi, ta on ka neid lugenud ja praegu sellepärast lähebki selle Kariibi korda majja looma. Just ongi, tänapäeva need kõige see on ettekääne. Siis oli piraadi probleem, nüüd on see narkokaupmeeste probleem. Ja paadid lasti põhja, lasti merel käib nagu tegevus. Mida koht ei ole siin? Ei ole ja kui nüüd mööda minnes kõdi seal mingi Venezuela naftale käpp peale pannakse, see on nagu... Ja seda ikka juhtub, see ei ole esimene kord. See on nagu kasum, kasum kolub kahju üle, see ongi, nii lihtne ongi. Teeme siin head tööd narkovastases võitluses, kas me ei ole siis natuke naftat väärt? Ma saangi ise ka aru, et ise siin muidu oleksid puntras nende pedepiraatidega, aga me tegime puhta nurga ja tänulikkuse mõttes. Kes see saab ei öelda? Omad poisid siin, seda naftat saame jagada. Maduraga oli ära kokutama ja... Kas see Maduro ise praegu sellest naftast mingit kasu üldse saabki? Võib-olla see on niisama ära antud. Pigem on ta sedasi, et seal päris populistlikult käitub ka nagu Gaddafi omal ajal, ta jagab selle rahvale jagab seda tulu rahvale laiali ja seal Need ainult söövad, magavad ja peeretavad tööd ei tee, on jube režiim, peaks ütlema. On niisugune kohutavalt kui mingi niisugune... Vaata, kui alandav see inimestel on, kui sa saad nagu hüvesid riigi poolt. Kommunistlik oli selgelt mingi niisugune lodevusele, mingi nagu... Meil on nagu selge, riik on korraldatud niimoodi, et maksad nagu oigeks ennast maksudega ja mis sa vastu saad? Sõjahirmu on ju. Lahetakse tuled, neid on surm. Ja siis vahepeal võtavad hoogu maha need samad sõjardid, vaata, kes meil enne. Minu see on väga oluline kultuuriteema, on see sõjahirm. Eesti kultuur ongi surmahirmu kultuur viimasel, mitte mingid muid nagu ideid ega vaateid ega žanri, nagu on ainult see surmateater või surmatants või surma mingisugune, mis iganes ta siis on, surmaseriaal lõputu. Et nüüd võeti hoog maha, võeti isegi Riigikantselei võttis tööle mingi digiajakirjaniku, kelle vend muidugi on süvariigi tont ja Stratkomber, mingisugune eriti kõva. Võeti tööle, et sõjahirmu vähendada. Saad aru, et mingisugune tehnika. Ma saan sellest aru sedasi, et ta peab... Tehnika-ajakirjanik võeti tööle, et töötada välja strateegia. Et ta peab inimestele nagu selgeks tegema, et selles sõjas ei ole midagi halba. Ei. Tema peab tegema Riigikantseleile selgeks, mida need peavad ütlema inimestele, et sõda on okei, ärge kartke. Sõda on hea tegelikult. Mina arvan, et minul on vandenõuteooria, et siiamaani, eks ole, lihtsalt inimesi hirmutati sõjaga selleks, et saaks need relvarahad ära varastada, laiali jagada mööda maailma, kõik on ju näha, mis Riigikontroll tõi ju välja sealt, eks ole, Kaitseministeeriumist 700 miljonit kadunud ja siis see uus tõusev relvatööstus, mis meil on see Frankenpask, eks ole, mis nüüd siis hakkab neelama, ma ei tea, kui palju raha. Aga võib-olla on nüüd niimoodi, et tõesti ongi sõjaplaanid. Tõesti ongi sõjaplaanid, et see Ukraina asi on... perse unustame ära, aga nüüd tõmbame korraliku madina käima. Muide Varrol oli mingi päris lahe podcast sellest, et meid tõmmatakse 2-3 aasta pärast sõtta. Ma arvan, et see on sellega seotud, et tõesti nad tahavadki, see on see plaan B, et üks sõda läks halvasti, aga kas see läheb nüüd üle järgmiseks sõjaks? Mind huvitab see, et praegu just tuli alles see uus mingi see, meil on see kliimaministeerium, selline asi, see on uus mingi kliimaga oli mingi seadus või mingi kava või eesmärgid tulid nüüd välja ja seal oli see, et sama see Häädemeestega oli see kitsarööpmeline, et see peab valmis saama siis 2035. Mina olen sedasi, et siis ennem seda, kuna see on sõjaline objekt, ütleme, siis ennem seda ei tohiks nagu sõdaga käima minna.
sõda läheb käima esimesel võimalusel. Mina arvan, et seda võimalust lihtsalt ei tulegi. Vaata, praegu on mille taga asi. Relvaraha on ära varastatud, eks ole, see 700 miljonit ilmselgelt on varastatud, sellepärast et ei tea, kus ta on. No. Kuhu tavaliselt raha läheb? Kas raha mädaneb ära kuskil arvel? Ei mädane, seda ei juhtu. Kas raha on lihtsalt nagu ununes ära, et panin padja alla oma arust, vaatan, ei ole padja all. Kus ta on, ei mäleta, purjus olin ka, eks ole, panin raha kuskil ära 700 miljoni, ei leia üles. Ei ole raha tavaliselt kaob riigilt kuhu. Kellegi taskusse. See on alati nii olnud, see on loodusseadus. Anunnakid. Jaa, et ütleme, loogika järgi on see raha varastatud. Mis pabereid ei ole viitsitud teha, sest see on nii lihtne varastada relvaraha. Aga ma ütlen, nüüd on, siis siiamaani oli sõjardite eesmärk hirmutada sõjaga ja varastada ära raha. Nii, aga nüüd on tulnud ülevalt poolt korrastus, värdjad, varastamine lõpetada, alustada, meil tuleb sõda, mida te mõtlete? Tõpranäod raisk, kõik tapan maha, kui nüüd see asi ei lõppe. Ja oma lollidele ütlete, et sõda ei ole vaja kaeta, kõik lähevad julgelt sõtta ja surevad. Mis muu loogika siin olla saab? Kui täpselt sama seltskond hakkab päeva pealt ajama vastupidist ila, mõlemad on valed. Sõjapropaganda on vale ja siis see sõjahirmu niinimetatud hajutamine on ju ka vale. Aga sõda on ikka selline, nagu ta on. Aga sõda ei muuta, et võite ametlik tööle ja nüüd sõjas ei saa inimesed surma, ei teki need ilma käte ja jalgadeta samovarid ja ilma munadeta need, need koera tüübid siis. Ja. Ikka on kole. Sõda on ju ikka selline, nagu ta on. Ja on võimalus, kui öelda, et sõda ei ole hirmus, siis on valetamine. Minu mõnest. Mina saan niimoodi aru. Ja mingite ühesõnaga võeti tööle mingisugune valete ja loomulikult ajakirjanik, et õpetaks riigiametlikud valetama. Sõda on muhe, tead, pole kõne väärki. Lastakse munad alt ära. Mis ikka? Aga sellest saab ka 4 neeru omale. Ja keegi saab 4 neeru. Kas pole tore see? Munadest ilma, aga 4 neeru said. Et selles mõttes maksab sellele sõjahirmu ja ütleme relvarahade ja igaste relvamachinatsioonide paljastamisel nagu silm peal hoida. Et see on nagu võlumaailm täiesti. Tundub nagu ebaloogiline. Kõik sobib skeemi. On ju praegu mingisugune riigikaitse, teine kultuuri teema, riigikaitse, nagu see mingi referaat, et meil on halvasti. Delfi pani pealkirjaks, et me kaotame sõja. See on miks ma ka tõenäoliselt, loomulikult kaotame sõja, kui raha on ära varastatud, relvad on laiali jagatud. Ei ole, minu aasta on sedasi, et me on sedasi, me jääme teiseks. No ja see on, aga seal on nii, et muidu on 6 on esimesed nagu auhinnalised, aga sõjas on 1 on see auhinnaline koht, et see on jälle teine küll, aga jääme teiseks seekord. Sama on nagu tavalistel võistlustel 7. Nagu Afganistanis jälle, nagu Iraagis. No 2 korda Afganistanis, 2 korda Iraagis. Oli ju 2 sõda oli Iraagis. Afganistanis ka venelastele ja neil sõpradel. Sõbrad on alati seal sõdinud, ega siis. Nii see on. Aga ma ei tea, kas lähme siis... Lähme ikkagi selle tänase kultuurisaate selle... Põhiosa on siis... Mikkelsonid. Jah, Douglas. Kõik teavad sellist kirjanikku nagu Douglas. Aga päris kõik ei tea, et Douglasel kodaniku nimi oli Mihkelson. Aga nüüd on üks selline... Eestis on vähe kirjanikke, keda teatakse. Douglas on kindlasti üks nendest. Ja võib-olla kõige tuntum on Oskar Luts. Eks ole, ja Lutsul on selline tuntud ja väga hea teos. Keegi selles ei kahtle nagu Kevade. Ja ma arvan, et enamus inimesi teab ka, kuidas algab Kevade, mis lausega. Kui Arno isaga koolimaja jõudis, bla, 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 nii, see on üldiselt nagu teada. Aga ma arvan, et siin planeedil ei ühtegi inimest, kes teaks, millise lausega algab Väike Illimar. Tead? Ei tule mulle ette. Keegi vist ei tea. Ma olen päris kindel, et keegi ei tea ja siin on põhjus. Ma loen selle lause ette. Väike Illimar. Kirjeldan sind nõnda, nagu mäletan minevikust ja nagu näen nüüd. Punkt. Sitt lause, ütleme selle peale. Et selles mõttes Douglas hea kirjanik, aga nagu näeme esimesest lausest peale on see raamat täielikult ebaõnnestunud.
nii, okei, siin on mingi no, pedofiilne kossas käimise koht, eks ole, väike poiss läheb veepudeliga mingi vanamutile kossa, no rõve, eks ole, aga noh, okei, siis noh, olid asjad veel, noh, inimesed olid nagu poolmetsalised ja noh, anname andeks. Ja noh, Douglas on kirjutanud igasuguseid asju. Minu lemmikteos on see hermafrodiidi päev. See on siis, tegelane on selline, noh, nagu isik, kelle ei saa öelda, et ta oleks sootu. Vaid ta võib olla nii, et ta hommikul ärkab üles mingisuguse madrusena, aga õhtul läheb magama printsessina. Noh, et tal nagu muutub nagu see sooline identiteet. Et selles mõttes Douglas oligi sots. Ma kuskilt lugesin sedasi, et need hermafrodiidid või need pidid olema ju kuskilt mingi teise planeedi pealt siia toodud ju. Mingi sükene, kes hakkasidki sedasi, et segunema kohalikega on ja siis tekkisidki nagu sellised ebardid on ja, et nad võivad vastavalt seda, kes nad tahavad olla, siis on kujumuutjad või siis selles mõttes nagu kuju ja soo muutjad. Ja täpselt, jah. Sest siin Douglasel oli ka seal see, tema hermafrodiit oli ka, et ta võis muuta kuju, ta võis olla, eks ole, madrus, aga siis ta ei muutunud naismadruseks, vaid ta muutus hoopis, noh, seal oli suur loetelu nendest, noh, menüüdest, kuhu ta sai valida. No 20 sugu ka ise valid, noh. No, seal oli küll 2 sugu, aga need nagu noh, käisid edasi. No, meil praegu siin võib isegi selles mõttes ta oli ikkagi nagu sots, kes oli omast ajast nagu väga palju ees, et ega siis nüüd noh, Eesti Vabariigi ajal ka isegi sotsida ja nii lolli juttu, et nagu soo muutmine ja kõik see, aga vaata, need nagu keerles juba peas vaikselt, siuke kuradi mäda kees nagu ajudes juba. Jube värk. Mina lugesin kunagi läbi. Ja sellepärast, kui aju on mäda, ega siis ei suudagi kirjutada sellist lauset, mis meelde jääb. Minu see on väga tähtis. Me pidime ühte teist kultuurisaadet tegema, siis ma lugesin läbi teise sotsiga. Ka Mihkelson. Ka Mihkelsoni raamatu. See oli see Johannes Mihkelsoni raamat. See, kes läks Pagulusse, eks ole. Ja, vastu tuult. See on välismaal ilmus see raamat esimest korda. Ja, vastu tuult on. No, tema muideks rääkis väga palju, rääkis sellest ka Pärnust. Ta oligi mingi Pärnus sündid kasvanud. Noh, näiteks, mina ei teadnud, tal oli väga head kirjeldused olid näiteks seal sedasi, Pärnus oli, ennem seda Pärnu, seda niinimetatud praegust vana silda, siis oli ju nahksild. Mingi pontoon sild. No põhimõtteliselt nagu palkidest kokku pandud, see talveks korjati ära jälle, siis nagu liiklus käis nagu üle jää ja tegelikult oli siuke nagu, ega ta muidu nagu paha raamat ei olnud, aga sealt tuli nagu see olemus tuli välja, mina sain aru. See oli mälestuste raamat. Mälestuste raamat. Ma olen näinud, aga ma tean, see raamat on, aga ma ei ole lugenud. Ja ütleme, mina lugesin sellepärast läbi, me pidime kultuurisaadet tegema. Ja väga head kirjeldused olid selle. Aga üks mingi väga oluline, et ma hakkasin nagu aru saama üldse, et miks nagu need sotsid, miks nad nagu üldse tekivad. Näiteks oli see, et kui nad olid nagu poisikesed alles kooli ajal, siin lugesid, ütleme, kirjandust. Kautskit, täpselt. Mainis ka Kautskit. Kautski oli siis superstar, keegi tänapäeval enam ei tea sellist. Kautskit ja kusjuures seda ta kirjeldas hiljem, kui ta juba siis Paguluses Rootsis oli, et kuidas ta siis külastas seda Kautski hauda veel seal Saksamaal. Kautski oli muideks, meil nagu vaatajad ei tea, et Kautski oli üks suuremaid lurjuseid, kes põhimõtteliselt nagu, ütleme, Saksamaal oli ju mis esimese maailmasõja nagu ära lõpetas, oli Saksamaal oli see niinimetatud see revolutsioon oli. Aga sellest nagu ei arenenud välja nagu see niinimetatud sellist revolutsiooni, mis nagu Venemaal oli. See nagu päris sellist asja välja ei arenenud. Ja siis Kautski oli see, kes mõtles Saksamaale välja teise stsenaariumi, see oli see niinimetatud see Weimari vabariigi, mis põhimõtteliselt selle Saksamaa laostas täielikult. Kus seal nagu see hüperinflatsiooni, kus seda lõpuks seda raha mingi kühvlitega ahkju aeti, sest midagi muud polnud teha ja millegi muuga polnud ahkju ka kütta. Nii et see stsenaarium oli ka Saksamaal päris julm. Nii et see räägib sellest Mihkelsonist. Mis tollest Mihkelsonist veel rääkida, Johannes Mihkelsonist, tema lõi ju hiljem nagu selle, praegu siin nüüd Tartus on minu arust on see Johannes Mihkelsoni keskus ju. Tegeleb ka seal nende igasuste... Selle üks keskuse see juht ei läinud mitte vangi kunagi. Ma ei ole päris kindel, aga mul praegu nagu meenub, et see sotside, neid peetakse rahapesuasutusteks, neid instituute ja mis nad on, eks ole, mõttekojad siis just.
Minu mõnest seal oli üks tüüp, kes ja see tegelebki just nimelt nende pagulastega, ütleme integreerimisega seal ja nii Rootsis kui ka siin üritavad ja pluss veel mingi endiste vangide rehabiliteerimisega. Ja ma praegu mõtlen sedasi, et see Mikkelsoni keskus seal Tartus on, et see asi ei ole ka juhuslikult, et see sobitub väga hästi sinna skeemi ka, et kui meil tulevad need Rootsi kõrilõikajad siia ju enne. Need on ka vaja pärast ikkagi siia Eesti ühiskonda ju integreerida. No loomulikult see jätab integreerimata, eks ole, ega need ei ole mingid vandid, keda sa võid jätta suvalt ringi lippama, ei, need tuleb ära integreerida viimseni. No täpselt. Absoluutsselt. Nii et Mikkelsoni keskusel on siin paras hea suur tööpõld on, pluss veel... Ja see on Tartus ka, eks ole, kui hea lähedal integreerida, ei pea teise linda sõitma. Nii et see väga hea skeem on. Ütleme, et jälle Mihkelson, eks. Jälle Mihkelson. Siis meil on ju vaata, kes meil veel on ju, see ju, ütleme, see fotokunstist rääkides. Marko Mihkelson. Aga ta ei ole sots vist. No peaaegu. No ta on, ütleme, ta on prääksub nagu sots ja jalutab ringi nagu sots ja pildistab nagu sots, aga tegelikult ta ei ole sots. Pildistab jah, aga vaata, tegelikult see igades see nüüd asi, seal ütleme, pühiti korralikult sinna Kalevi alla ära, see laste suguelundite pildistamine. Aga seda tead, mis nüüd selle seakatkuga nüüd välja mõeldud on see aasta või? Ma ei tea, võib-olla vaktsiin. Ei ole. Ei olegi vaktsiini. Ma suren ära ju. Jahimehed. Selleks, et ütleme näiteks, et jahiseltsid saaks mingi riigi, kes on mõeldud välja mingi preemia. Ja selleks, et nüüd ütleme sigade hävitamise eest raha saaks. Pearaha. Ei ole. Perse raha või? Mis siis seast? Ütleme siis välja on see vituraha. No näed. Tuleb kuidagi mingi sigade suguelundid tuleb pildistada mingi, ma ei tea, 3 küljest. Lased sea maha, lihtsalt 3 küljest kuidagi pildistada. Vaata head lapsi maha ei lastud. Ja siis need pilte pead ka veel telefoni seal mingi aja säilitab. Võt, kuidas kultuurielu käib seal, kus ei oska oodatagi on. Jahimehed on meil nagu juhtivad. Need on nagu see niinimetatud, kes on need kõige sellised maskuliinsemad muidu ja sellised, ütleme, mina ausalt on seda ühtegi pederastist jahimeest vähemalt on. Ja nüüd sunnitakse neid selliste jälkustega tegelema. Ütleme, mingi põdralehmade, põdraemakate korjamine, see oli juba ka ammu oli. Seda pidi tegema. Feministid, kuulete, mis nad peavad tegema teie õdedega, sarvilistega seal metsas. Emakatega, neid tuli nagu nii korjata. Kujutad ette, keegi kuskil on keegi inimene, kes need emakaid uurib. Emaka osakonna asetäitja. Ja mõtled sellest, et sinna satub mingi noor inimene nagu tööle, kes on veel niisugune, pole, ütleme, ja siis õhtul saab kellegi tuttavaks, siis selle teab, kuule, kellena sa töötad? No mul on seal need emakad. No seal oli üks need emakad meil seal vedelevad. Ma ei saa ikkagi aru, mis informatsiooni nad peavad sealt ammutama, et muidu nagu öeldakse selles, vaat siin jõuame ka nende vaktsiinideni jälle välja. Praegu on see, lastele surutakse vägisi peale seda, see on see mingi HPV vaktsiini. Ma ei tea. No vaat see on see mingi see emakakaelakadi vähi vastu. Ja. Aga vaadatakse seal sedasi, kui need põtradele ka mingi kalduvus näiteks oletame, et nüüd hakkame töötama välja vaktsiini, seda hakkame ka lennukitelt alla külvama samamoodi nagu kährikutele, rebastele seda marutaudi vaktsiini. Mul on palju lihtsam. HPV vaktsiin põtradele näiteks. Mina olen lihtsalt seda asja korraldavad perverdid. See asi ongi nii lihtne, mingid muud põhjust, lihtsalt on värdjas. Lihtne loogika on. Mina näen siin sellest, see on selge eelmäng, mingi sodoomia, pedofiilia, nekrofiilia, koprofaagia legaliseerimine. Kõik asjad ikka. Siis saab öelda, et aga meil juba toimub selline asi. Me siin möllame emakatega juba 4 aastat. Raha liigub ja kõik. Jahimehed on meil kambas kõik. Ega me üksi. See haige värk. Täiesti haige. On haige. Et kõik see pildistumise teema ja see on ikka täiesti mingi. Aga ütleme sedasi, et me ju ka üritasime ka seda vaata pildistumise asja. Me käisime hoopis teisi asju pildistamas, mäletad? Käisime. Aga seal ei olnud, lapsi ei olnud. Ei olnud absoluutselt. Ausõna, last ei olnud. Aga meil oli see, et me nagu mõtlesime selle peale, et kunagi meile
toodi, vaata see ristiusk toodi mingi tule ja mõõgaga ja vaata need olid need saksa isandad siin. Juba müdin oli selle üle. Ja, aga see on 19. sajandil ju, siis hakkas ju asi teistpidi kuidagi ära pöörama, kõik need saksa isandad ju vaata. Võtsid omaks Egiptuse usundi. Täpselt. Mul on siin isegi üks selline raamat on mingi, siin on ainult vaatame seda mingi esikaant on ja Haimre Märjamaa piirkonna minevikust. See on, kes Märja Malevit on seda, see on ka mingi 2 mingi obeliskid on püsti, Haimre suundas. Ja, on. Nii. Ja aga me käisime sedasi, läksime siia vaata Pärnusse, mingi, mis see on see Riia maantee? See on Riia maantee, see, kus on see Vabaduse ausammas, see Maxima, suure Maxima juures on see Alevi kalmistamine. Ja läheme sinna jalutad sisse, vaatad esimese hooga tulevadki ainult mingi obeliskid. Ja kui seal Selveri poolt nagu sisse tulla sinna vanemasse ossa, see on üüber suured obeliskid. Jah, seal on... Kellegi kaupmees Schmidti obelisk on tõesti, ta on nagu mitmekorruselise maja kõrgune. Ja neid väiksemaid on nagu kirjuid koeri seal. Ja muidu nagu ütleme see kristlik kultuur, nagu sul siin rist otsa ees on ja seal on ristid on, aga seal olid obeliskid, kõik mingi usuvahetust on toimus. Nende obeliskide peal ei olnud risti. Ei olnud mitte midagi, mis viitaks kristlusele. See oli täiesti nagu kuskilt, ma ei tea. Ja mõned olid veel sedasi, seal olid ka mingi püsti seal, mingi käbid olid otsas seal. Ja seal oli käbisid ja seal oli mingi, seda peetakse ka selliseks illuminaatide sümboliks, seda käbi. Ja. Mis siis peaks olema kas see käbi nääre või midagi sellist. Mis siis väidetavalt on väga tähtis, et läbi selle inimesed saavad nagu kontakti selle kõrgema jumalaga näiteks. Mingi teise reaalsusega. Ja. Nii et meie nagu see fotograafia huvi nagu piirdus sellega. Eks nad on ka, ütleme, nagu fallokraatlikud sümbolid, siis et seal nagu see natuke genitaali kanti nagu kisub, aga see kõik on ikkagi kultuurne. See on, sakslased ju tegid seda omal ajal ja need on ju tsaari aja lõpus, eks ole. Ja, just nimelt 19. sajand. Et varsti seda oli tsaari aeg läbi, et mina näen nagu otsest seost selle vahel, et võeti vastu mingisugune siukene pagana usk. Mis ei sobi siia kliimasse soojamaa usk ja ikaldus ja impeerium ikaldus, sellepärast, et impeeriumi nagu ninamehed hakkasid millegi pärast, ma ei tea, mis need jumalad seal on, Osirised ja Setid ja ma ei tea, kes seal Egiptuse nagu, neid on ju palju neid Egiptuse jumalaid. Ja, kõik, jah. Iisis, väga oluline. Iisist ei tohi unustada. See tuleb jälle esile. Iisis tuleb jälle hoopis teisel kujul. Jälle lõpeb väga halvasti. Jälle lõpeb väga halvasti. Süürlastelt võite küsida, kui halb see on. Ega täpselt samasugune Iisis oli ju möllas Venemaal ka pärast seda, kui need obeliskid püsti aeti. Et väga huvitav nagu selline kokkulangevus või selline ajaline järjepidevus, et kõigepealt võetakse vastu mingi kummaline usk ja siis algavad tapatalgud. Venemaal oli esimesena hakkas see Vene impeeriumis hakkas 1905. aasta revolutsioon, mis tuli kohe selle järgi. Jah. Et selles mõttes see on nagu selline kummaline kultuurifenomen. Ma ei teagi, kas teistes Eesti vanades kalmistutes on ka neid nii palju neid. Põhimõtteliselt siis, kui see võõras usk jälle sisse tungib, on ja. Et siis mingi asi ära kisub kohe. Aga mõtlen et ma ei ole nii kalmistute asjatundja, et kas tõesti neid on mujal veel sellistes lademete kaupa? Lademete kaupa ei ole, aga mul on see, et mul on, ütleme, emapoolsed nagu need esivanemad ja need on sinna maetud sinna Kivi-Vigala kalmistule. Seal sama lugu oli tegelikult kõik seal mingi alguses, kõik need mingi parunid seal, mingi Rennenkampid ja kes seal kõik on, kõik ikka olid ka mingi obeliskid ja värgid olid kõik sellised asjad, et ka. Aga ütleme seal... See pidi olema, ega see ei saa olla ainult Pärnus, kui terve impeerium oli aga seal neid nii laial, ütleme, neid väga neid paruneid nii palju ei olnud ka seal, ja aga seal ka ikka mingi kohe alguseid mingid obeliskid ja värgid ka ikka. Ka mingi teine usk jälle. Et veider on see elu ja asjaajamine. Et igat usku ärge ikka kohe nüüd ülebe kaela vastu võtke, et sellest tuleb mingi jõudne jama. Ja vaevalt tehtud, et midagi head on. Jah. Et kui see Egiptus nii kõva asi oleks olnud, miks ta siis siiamaani alles ei ole. Et läks, võttis Vene impeerium selle vastu, läks. Halb. Jah, aga mis me teeme siis? Tänaseks aitab, et... Lõpetame ära, et meil on siin mõtlemisainet ja näete Douglas, eks ole. Kas oskate nüüd öelda selle raamatu esimese lause? Ei oska, või 10 korda ette lugeda, ikka ei oska. Bibi peale mõelge ka. Jah. Ja mõelge kommunistide peale, kes siin rahulikult meil sügavad selga siin töövahenditega.
ja noh, et Mihkelsonid on jah päris kui mingi oma laadsaga jäljes ja meie siin kultuuri väga mitmekesise, aga samas siiski kuidagi väga ühte väravasse kiskuva jälje on jätnud. Aga jah, selle rõõmsa tõdemusega siis kohtumiseni. Nägemiseni.